Kas sina vahest muretsed, et mis nüüd järgnevatel aastatel juhtuma hakkab ja mõtled peas neid tumedaid stsenaariumeid ka läbi, siis siin on mulle ikkagi soovitus, et hakka looma oma peas, oma südames, oma hinges helget, kerget ja positiivset visiooni sellest, kuidas sa tahad, et need lähenevad ajad sinu jaoks kulgeksid. Ja ära alahinda seda, et mis nüüd mina või et minu üksik visualiseerimine või minu üksik unistamine, et see ei loe mitte midagi. Esiteks, see ei ole tühipaljas unistamine. Meie mõtted loovad, meie tunded loovad ja meie visioonid loovad veel tugevamini reaalsust päriselt. Kui sa tahad, et kõik läheks hästi, kui sa tahad, et sinu elus läheks hästi, sinu lähedaste elus läheks hästi, võib-olla meie riigis läheks hästi või isegi veel suuremalt, tuleb hakata visualiseerima seda pilti, mida sa oma ellu tahad. Kuidas sa tahad, et see aeg sulle oleks? Ja ei tasu alahinnata enda kujutlusvõimet ja visualiseerimise võimet. See ei ole lihtsalt unistamine, see on tegelikult tuleviku loomine, see on tuleviku ette loomine. Ja samuti ei tasu mõelda, et mis nüüd mina, et ma olen ju see üks inimene ja minu mõte ei loe siin midagi, minu unistamine ei loe siin midagi, minu visualiseerimine ei loe siin midagi. Loeb ja väga palju loeb. Esiteks kõigepealt loeb see loomulikult sinu enda elus, sest see, millele sa keskendud, seda sama ellu ka lood. Ja isegi kui tuleb mingisugune periood, kus on ajad natuke teistsugused, keerulisemad, kogu see ülemineku aeg võib olla teistmoodi, kui seni on olnud, siis kui sina lood enda sees sellist tugevat pilti, tugevat visiooni, tugeva tundega, siis sinu elus need asjad, mis juhtuvad, mõjutavad väga vähe või peaaegu üldse mitte. Ja võib-olla, kui sa lood nii tugevat visiooni, siis sinu elus läheb väga hästi. Sul võib minna kohe ülihästi. Võib-olla sul hakkavad asjad just sujuma, sest et nüüd on energiat hoopis teised ja kogu see loomisprotsess toimub palju võimsamalt kui varem. Seega tasuks hoopis seda ära kasutada, et luua midagi väga ilusat oma ellu ja luua oma ellu seda, et mis iganes ka juhtub või kuidas väljas asjad kulgevad või kujunevad, siis minu elus on kõik väga hästi. Ja kui sina lood seda visiooni ja kui mina loon seda visiooni, kujuta nüüd ette, et veel keegi teine loob seda sama ilusat, helget, kerget visiooni oma ellu, siis me mõjutame sellega ka teisi, kes meie ümber on. Et kujuta nüüd ette sellist olukorda, et sa oled pimedal tänaval, seal on võib-olla 100 inimest, selline pikk tänav oletame, ja siis kuskil läheb lamp põlema. See valgustab ka sinu ümber olevaid inimesi. Mitte ainult sina ei saa selle valguse osaks, ka sinu ümber olevad inimesed saavad valguse osaks. Ehk valgus on alati tugevam kui pimedus. Et kui sina lood helgust ja kergust puhtalt siirast südamest iseenda puhta valguse toel, siis see pirn hakkab põlema ja see mõjutab mitte ainult sind, vaid väga paljusid võib-olla teisi. Ja kui meid on 10, 20, 100, võib-olla 1000, võib-olla rohkem, võib-olla me katame selle visiooniga nii suure maa-ala, et me muudame sellega teatud sündmuseid, mis muidu oleks olnud võib-olla ühtemoodi, aga nüüd on hoopis teistmoodi, palju positiivsemalt. Sellepärast, et universum peab lihtsalt reageerima sellele, mis on inimese sees. Ja kui me muudame enda sees seda nägemust, seda pilti, seda tunnet, mis saama hakkab, siis kõik võibki muutuda nii, nagu meie soovime. Palju ilusamini, palju kergemini. Loo seda kergust, helgust, rõõmsat, positiivset tulevikku enda sees. Pane sinna tugev tunne taha, kujuta ette, kuidas sa ennast tunned või mida sa teed või kuidas sa seda koged, mis sinu elus hakkab juhtuma ja loome koos rõõmsat, ilusat, helget tulevikku.